Aga täna siis me tahame jätkata meie põnevate teemadega. Paljudest on olnud siin viimased pühapäevad, 3 pühapäeva näiteks. Me oleme rääkinud vaimulikust sõjapidamisest, rääkinud sellest, kuidas rääkida oma olukordadele ja eelmine kord rääkisime eespalveväest. Ja ma tahaks täna rääkida samuti edasi palve teemal, aga ühe sellise rõhuasetusega, millele ma paneks pealkirjaks lülitumine, üleloomulikku, lülitumine. Me kõik teame seda, et sa võid lülitada sisse lüliti ja valgus tuleb või lülitada tuled maha. Aga et sa võid ka lülitada ennast ühte dimensiooni, kus Jumala üleloomulik toimub, siis võib-olla see on midagi, mis ei ole sellise mõistena meie ees olnud ennem. Aga see on võimalik, kiitus Jumalale. Ja ma usun, et Jumal tahab, et me nendes asjades käiksime. See, et me elame siin 21. sajandil, ei tähenda seda, et Jumala vägi ei oleks enam reaalne, et Jumal ei tervendaks, et Jumal ei tahaks imesid teha, visioone anda, ingli nägemusi või mida kõike muud. Jumal tahab seda jätkuvalt teha. Ma arvan, et meie võib-olla oleme liikunud asjadest eemale. Keegi ütles kunagi, et kui sa tunned, et Jumal on kaugeks jäänud, siis arva ära, kes liikus paigast. Jumal ilmselgelt ei liikunud paigast, meie liikusime paigast kuskile ja liikusime eemale asjadest. Ma tahaksin täna siis pöörata koos teiega kõigepealt Efeslastele kirja peatükk 6 ja salm 18 lugeda siit, lülitudes üleloomulikku. 6 peatükk ja 18 salm, kus apostel Paulus lõpetab selle vaimuliku sõjarelvastuse ja sõjapidamisest rääkimise sellega, et ütleb, et iga palve ja anumise kaudu palvetage igal ajal vaimus ning olge selleks valvel kõige püsivusega ja eest palvetega kõigi pühade eest. Kui me räägime palvest, siis elu on kiire väga paljudel meist. Ja elu kiirus ja mured ja paljud sündmused, neil on selline võime kuidagi tõmmata välja meist see vaimulik elumahla. Kui sa saad aru, millest ma räägin. Ja lihtsalt nii palju asju on teha ja kui me ei ammuta sellest osadusest, mis Jumalaga meil on, uut elujõudu peale, siis me muutumegi kuivaks. Tunnemegi, et oleme vaimulikult nõrgaks jäänud ja vägi on nagu kadunud ja kui vägi on läinud, siis tavaliselt, mis on järgi, on lihtsalt vorm. Ja nõnda on väga palju tegutsetud ja kui Jeesus tuli, siis variseridel oli ka Jumala teenistuse nägu ja vorm, aga mitte enam väge. Ja me ei taha, et see juhtub meiega, võid sa öelda amen. Ja meil on muuseas täna ka Facebooki audients kaasas meiega, kuna see läheb laivi ja kui sa Facebookis vaatad, siis sa võib-olla ei saa amen öelda, sa saad laiki panna. See tähendab nagu amen ja kurdid panevad, neil on oma märgid. Kiitus Jumalale. Ja selles, et meil pole väge, ei saa me süüdistada kedagi teist või kogudust või jutlustajat. See on meie vastutus. Käia Jumalaga lähedases osaduses ja käia tema väes. Ja ma tean, et saatan püüab heidutada meid ja kõrvale hoida meid kõigest sellest, mis meid Jumala väega täidab. On see koguduse teenistus, pühapäeva hommikul igasugused asju juhtub, laupäeva õhtul mingid asjad juhtuvad, palvekoosolekule plaanid tulla just vahetult enne seda, jällegi mingid ootamatud asjad tulevad ette ja nii edasi, nii edasi. Ma usun, sa oled teadlik sellest, et sõda käib selle üle, et me ei teeks õigeid asju. Et me ei teeks neid asju, mis meid julgustavad, mis meid üles ehitavad, mis meid täidavad. On see siis, ma ei tea, suhted kellegiga kogudusest, võib-olla ei ole päris nii ja ma ei taha teda näha ja tema ei taha mind näha ja ma parem ei lähe ja ükskõik, mis iganes võtab, vaenlane tegutseb selle nimel, et hoida meid eemal allikast, kus voolab meil elujõud. Ja me ei tohi lasta sellel juhtuda, süveneda. Ja lisaks kõigile muule on ka võib-olla selline aeg-ajalt vaimulik laiskus, mis meisse sisse tuleb. Elu on läinud hästi, me oleme kuskil maale jõudnud,
me oleme kunagi võib-olla palvetanud mingite asjade pärast palju, nüüd need asjad on juhtunud. Ma olen saanud need asjad oma ellu, nüüd ma sõidan selle laineharjal ja võib-olla ei pinguta enam nii väga selle asja nimel. Ja laseme ennast lõdvaks. Jüngrid Getsemane aias lasid ennast lõdvaks. Mäletas seda, Jeesus ütles, et valvake koos minuga. Ja kui ta siis läks nende juurde, ta leidis nad magamast ja küsis, et kas te ei suuda siis minuga koos 1 tund palvetada. Ma arvan, et see ei ole mitte paha idee võtta omale eesmärgiks palvetada tund aega päevas. Sa võid alustada 15 minutiga, aga leida selline aeg, tund aega. Kus seda aega leida? Näiteks teleka vaatamisest. Mine jalutama koeraga metsa alla või metsa ja kuskil palveta seal. Koer jalutab, sina palvetad. Amen. See, kuidas mina kombineerin koeraga jalutamisi. Nii et 2 head asja korraga tehtud. Okei. Aga milles seisneb palvevägi? Ma usun, et palvevägi eelkõige ei seisne mitte inimeses, kes palvetab, aga Jumal, kelle poole palvetatakse. Tema on väeallikas. Ja see ei ole mitte, kui ilusaid sõnu me ritta seame. Jeesus ütles Matteuse 6, et ärge lobisege nagu paganad. Inglise keeles on vain repetitions, tühjad kordamised. Ja et nad arvavad, et Jumal kuuleb neid ilusate sõnade tõttu. Ma mäletan, kui ma olin noor kristlane, siis oli üks noor mees, keda mitmed meist väga-väga imetlesid, kes ilmselgelt oli osav jutlustaja ja tuntud selline noormees. Ja ma mäletan, tema palved olid lihtsalt haruldased, ilusad palved. Nii et oskas hästi palvetada, ilusaid sõnu ritta seada. Aastad hiljem oli ta lahutatud oma naisest, tagasi langenud. Nii et see, et sa oskad ilusaid sõnu panna palvesse, ei tähenda seda veel, et meil on väelised palved. Aga me palvetame väelise Jumala poole ja see on see, kus meie vägi tuleb. Ja Jumal vastab palvetele, kui me palvetame kooskõlas tema tahtega. Kiitus Jumalale. Aga üks koht, kuhu ma tahan täna siis tüürida, on see, et kui meil teinekord jääb eesti keeles või kui sa palvetad vene keeles või mingis muus keeles, viipekeeles puudu sõnadest, mida Jumalale öelda, siis Jumal on andnud meile ühe erilise salarelva ja see on võõrad keeled. Halleluuja. Ja ma tahaks natukene sellest täna rääkida. Jeesus ütles, et üks usklikute tunnustähti on see, et nad räägivad uutes keeltes. See sõna uus, ma kuskil panin selle kirja ka, oli koinos, mis tähendab värske, just valmis tehtud, kasutamata. Ja ma usun, et see on väga hea kirjeldus sellest, mis see palvekeel on. See on iga ühe jaoks uus. Sinu oma ei ole minu oma. Ja ma ei räägi täpselt sõna-sõnalt seda, mida sina räägid. Ja kui olla päris aus, keegi meist ei räägi seda sama keelt. Kõik nad on hoopis huvitavad teistmoodi ja see ei ole, et ma nagu nimme kuulan kellegi palvekeelt, aga ikka, me kuuleme üksteise kõva palvekeelt ja sa mõistad, et see on midagi, mis Jumal on sulle isiklikult andnud. Ja see ei ole midagi, mida sa oled õppinud. Ma olen inglise keelt õppinud. Vahest mõned sõnad lähevad meelest ära, sest see on minu mõistuse toodang. Nii-öelda see nagu kirjas korintlastele öeldakse, et kui sa palvetad keeltes, palvetab su vaim, aga mõistus on viljatu. Aga inglise keel on minu mõistuse vili. Ma tegin kõvasti tööd selle nimel, et seda keelt meelde jätta. Aeg-ajalt ma unustan mõned sõnad ära. Eesti keel on mõistuse vili. Aga vaimukeel on kingitus. Ja üle öö ühtäkki, isegi polnud üle öö vaja magada, nagu lihtsalt mõne minutiga keegi pani mulle käed peale, ma sain ristitud püha vaimuga ja rääkisin võõrastes keeltes. Nüüd täna ma soovin, et siuke asi juhtuks mulle kreeka keelega, sest ma pean kreeka keelt õppima seminaris. Ja just viimane sessioon, kus ma olin, ma tuupisin seda ja kui sa 4 tundi järjest kreeka keeles, siis sa näed välja nagu kreeka ma ütlen sulle.
tuled sealt tunnist. Ja me läksime just klassi, seal on üks Rando, üks Saaremaa pastor. Ja siis klass oli väga külm ja siis ta ütles, külm on täna siin. Ma ütlesin, ära muresse sellepärast, et varsti läheb aju nii soojaks meil, et soojendab terve klassi üles. See on kõva ketas ja protsessor teeb tööd, et läheb soojaks. Oled peas soe ja soojendad üles õhu. See oli, mis juhtus meile. Aga Jeesus ütles, et usklikke järgivad tunnustähed. Ja üks tunnustäht usklikute suhtes oli see, et nad räägivad uusi keeli. Nad räägivad uusi keeli. Nad panevad haigete peale käed, need saavad terveks. Ajavad välja kurjad vaimud. Usklikutel on vägi ajada välja kurjad vaimud. Võtta üles madusid, mitte tingimata meelega, minna otsima neid. Ma ei räägi sellest. Mõned grupid on sellised, kes ma olen näinud, mingid sektid, maod on teenistusel ja siis istuvad oma madudega, sa hoiavad madudest kinni. Aga see ei ole, millest Jeesus siin räägib. Ja räägivad uusi keeli. Nüüd nelipühipäeval me teame, et püha vaim langes. Ja püha vaim langes ihutlikul kujul koguduse üle. Selline hääl tuli taevast, nagu oleks suur jumbolennuk, reaktiivlennuk maandunud Jeruusalemma. Terve rahvas kuulis seda häält ja tormas sinna kokku, kus nad kuulsid, see hääl toimus. Ja muidugi leidsid seda, et jüngrid, kes olid ülemises toas palvetanud, 120 neist, ja võtnud vastu nüüd püha vaimu, oli juhtunud midagi nende sees erilist. Nad olid saanud väga julgeks. Nad ei olnud enam ülemises toas, nad olid tulnud välja ja nad olid nii täidetud püha vaimuga, et nad isegi seal väljas tänaval jätkasid rääkima võõrastes keeltes. On inimesi, kes on saanud püha vaimuga ristitud sellisel viisil, et mitu päeva järjest rääkisid võõras keeles ja suutnud ühte muud keelt rääkida enam. Pärast muidugi tuli nende emakeel tagasi. Aga see kohtumine püha vaimuga oli nii üleloomulik sündmus, et nad ei suutnud rääkida teises keeles, või ainult selles keeles. Väga erilisi asju on juhtunud. Lester Sumrall räägib ühest nõiast, keda ta kohtas ilmselt oli see üks Aafrika riikidest, kus ta läks teenima ja seal oli üks väga tuntud ja kardetud nõid, kes posis ja rääkis Lester Sumralli teenistuse vastu. Ja muuseas ma olen täiesti kindel, et nõiad siiamaani püüavad sõnuda Jumala töö vastu. Aga suurem on see, kes on meie sees. Ja juhtumisi, kui ka üks nõid satuks Jumala teenistusele, vähemalt siia teenistusele, siis Jumala vägi ja Jumala ligiolu on see, mida kurjad vaimud nendes nõidades ei talu. Ja nad lasevad jalga nendelt teenistustelt. Me oleme seda näinud ennem juhtumas. Ja seal ka Lester Sumrall ajas välja kurja vaimu nõia sees, kui ta kohtus taga. Ja nõid kukkus pikali. Ja samal ajal, kui ta pikali kukkus, täitus ta juba püha vaimuga ja pikali kukkudes rääkis võõrastes keeltes. Nüüd seleta ära see teoloogiliselt, ma ei oska seda seletada. Jumal vahest teeb asjad väga kiiresti. Paganad said ristitud püha vaimuga, enne kui keegi neid ametlikult juhatas patuse palvesse. Mäletad, Peetrus lihtsalt kõneleb see paganatele ja juba on nad ristitud püha vaimuga. Kuidas me teame, et nad said ristitud püha vaimuga? Piibel ütleb, jüngrid kuulsid neid rääkimas võõrastes keeltes. Nii et oli üks ilming sellest, mis juhtus. Kui püha vaim tuli, siis ta tuli mitmel põhjusel. Üks põhjus, ja ma arvan, üks peamisi põhjuseid, on see, et ta tuli, et teha meid võimeliseks olema tema tunnistajad. Amen, nagu Marika tunnistas Kristusest täna meile kõige ees. Mina andsin tunnistust, paljud teised on andnud tunnistust siin ees ja me oleme tänavatel andnud ja töökaaslastele ja püha vaim teeb meid võimeliseks. Ja kindlasti sa oled kogenud seda, kuidas sa hakkad kellegiga rääkima ja äkitselt huvitavad mõtted hakkavad jooksma ja sa tuled ideede peale, mida sa ennem ei ole tulnud, kuidas asju seletada, kuidas põhjendada asju. Ja see on püha vaimu tarkus sinu sees ja tema võidmine sinu peal ja tema juhtimine sinu sees, mis aitab sul olla tunnistaja. Teinekord inimesed on pannud käed peale, ise on olles väga noored kristlased, kellelegi, kes on haige ja need on kohe saanud terveks ja need püha vaim annab sulle väe olla efektiivne tunnistaja. Amen. Kui sa oled tunnistaja, tema vägi tuleb esile. Aga üks teine põhjus, miks püha vaim tuli, oli, et anda meile juhtimist. Me vajame juhtimist oma elus. Ja kristlased
saavad olla, võivad olla, peaksid olema juhitud pühast vaimust. Kui sa oled mingis olukorras, sa ei tea, mida teha, siis küsi Jumala käest ja Jumal oma püha vaimu läbi meie sees annab sulle tunnistust. Ja tema tarkus on alati parim. Amen. Ma mõtlen selle peale, kui Jeesus oli seal selle abielu rikkumiselt tabatud naisega ja variserid tulid, kes pannes Jeesuse sinna kitsa koha peale, et mis me siis teeme, et Mooses on käskinud selliseid kividega surnuks visata, aga mida sina ütled ja Jeesus, ma olen kindel, sel hetkel nagu süvenes hetkeks, mida selle hetkel vastata ja püha vaim andis talle tarkuse, et okei, kes teie seast on patut, olgu esimene kivi viskama. Sellise tarkuse peale saab tulla ainult läbi püha vaimu. Ja ühtäkki kivid kukkusid meestel käest ära ja nad läksid tagurpidi välja. Amen. Jumal annab meile sellist tarkust oma püha vaimu läbi. Ja üks teine põhjus, miks püha vaim tuli, et vaimu anded tuleksid esile. Halleluuja. Amen. Tarkuses sõna ja teamises sõna ja prohvetlik kõnevõime, et sa saad kõneleda prohvetlikult. Nüüd, et keegi prohvetlikult räägib, ei tähenda seda, et sa oled prohvet. Amen. Prohveti amet on hoopis teiste kvalifikatsioonidega. Paulus ütleb, me kõik peaksime rääkima prohvetlikult. Kõik peaksime julgustama üksteist. Ja mitte lihtsalt, et ma julgustan siin nagu üldiselt, aga ma kuulan Jumalat ja siis Jumal näitab mulle, mis on see väga spetsiifiline asi, millega sind julgustada. Muuseas, kui me kõik tuleme kogudusse ettevalmistatuna, siis meil on alati keegi, kellele seda julgustust edasi anda. Kui sa oled kodus, ma tean, sa ei ole jutlustaja, võib-olla sa ei ole isegi kodugrupi juht ja võib-olla sul ei ole neid kohti, kus sa tuled ja kõneled niimoodi avalikult siin ees, nagu meie siin teeme, aga sellest hoolimata sa võid olla väga hõivatud ja väga rakendatud teiste teenimises, kui sa valmistad ennast ette. Oled kodus, palvetad, ütled Jumal, täna ma lähen kogudusse. Kas on keegi, kelle suhtes sa tahad, et ma midagi ütleksin? Võib-olla keegi vajab julgustust. Võib-olla keegi vajab midagi. Võib-olla sa tahad, et ma õnnistan kedagi. Ma panen ekstra 20 eurot oma taskusse, kui vaja. Mis iganes, Jumal, sa juhid. See ongi üleloomulik elu. See ongi üleloomulik elu. Kunagi aastad tagasi me olime veel teenindusmajas sel ajal ja ma olin just lõpetanud kõnelemise ja mul oli taskus mingisugune rahasumma, mis oli paberraha ja natukene kopikaid. Tollel olid sendid, okei. Eesti krooni ajal ja siis just oli välja minemas üks abielupaar oma lastega ja sel hetkel, kui nad olid välja minemas, Jumal vaim kõnetas mind ja ütles, et peata nad ja anna neile raha, mis sul paremas taskus oli. Ohver oli juba antud, see oli lihtsalt lisaraha, see oli minu raha lihtsalt taskus ja ma andsin neile selle summa. Ma ei mäleta täpselt, mis see summa võis olla, aga pärast tuli välja, see oli sendi pealt see, mis nad vajasid ühe arve maksmiseks. Nüüd ainult Jumal võis seda teada. Ja inspireerides mind andma neile midagi, mis kinnitas neid, et Jumal mõtles nende vajaduse peale. Mõlemad me saime õnnistatud. Ma arvan, et ma sain rohkem õnnistatud. Õndsam on anda, kui saada. Üks teine põhjus, miks püha vaim tuleb, on et appi meile palves. Ja ma ei tea, kui paljud teist vajavad abi palves. Mina vajan abi palves. Tihti ma ei tea, mida paluda, kuidas paluda. Ma vajan abi palves. Ja püha vaim on tulnud meile appi selles osas, et aidata meil teha efektiivselt palvet. Ja samuti, et õpetada meile Jumala sõna. Püha vaim on kõige parem õpetaja. Amen. Kui tema ilmutab sulle midagi, kui sa uurid piiblit ja kui sa studeerid seda hoolega, ma käin koolis praegu, ma imetlen tihti, kui ma kuulen mingisuguseid asju, mida piibli uurijad on teada saanud, mida Jumal on neile näidanud. Ja asjad ongi peidetud ja Jumal on asjad loonud nõnda, et head asjad on varjatud. Need on peidetud. Ilmutus on peidetud. Sa võid lugeda pühakirja ja mitte midagi sellest aru saada, kuni. Sa hakkad seda uurima. Sa hakkad jõllitama seda. Miks ta nii ütleb? Ja jõllitad seda kirja kohta seal. See on otse mõttest. Hoiad oma silmad selle asja peal. Kuni sa saad pihta, mida Jumal on tahtnud sulle öelda. Ja ühtäkki Jumala vaim ilmutab sulle, miks ta nii seal ütles. Ja see ei ole mitte, mida sa loed tekstist, mis annab sulle ilmutus niivõrd, aga mida sa küsid selle teksti käest, Jumala käest, no muidugi,
mis annab sulle ilmutust Jumala sõnast. Nüüd jüngrid 120 saavad Apostlite tegude raamatust täis püha vaimu ja hakkavad tegema mida? Rääkima võõrastes keeltes. Kiitus Jumalale, palvekeel. Hiljem Korneliuse kojas paganad saavad ristitud püha vaimuga. Me teame seda lugu. Peetrus on see, kes saab kutse minna Korneliuse kotta. Kornelius omakorda saab nägemuse ingli kaudu ja sünnib midagi, mis on märkimisväärne, mis on paganate jaoks märkimisväärne juutide jaoks. Ja siis näiteks Apostlite tegude raamatust me loeme 19. peatükist, et Paulus leiab seal mõningad jüngrid ja siis palvetab nende eest, nad saavad ristitud püha vaimuga. Ja see on umbes 20 aastat hiljem. Need 20 aastat hiljem jätkuvalt inimesed saavad täidetud püha vaimuga. Jätkuvalt imed sünnivad, asjad juhtuvad. Ja 1. Korintuse 14. peatükis Paulus süveneb sellesse teemasse lähemalt. Nüüd, ma tahaksin pöörata koos teiega nüüd 1. Korintuse 14 ja natukene vaadata ka seda, mida Paulus selle teema kohta räägib. Ja tuua mõned eelised, mis on vaimus palvetamisel. Halleluuja. 1. Korintuse 14. Esimene salm ütleb, et taotlege armastust ja olge agarad taotlema vaimuandeid. Nüüd armastuse taotlemisest me saame kõik aru, aga et me võime samamoodi taodelda vaimuandeid. Et see on normaalne, et sa tahaksid ja võiksid käia vaimuandides. Jumal ei ole selle vastu. See ei ole, et vähesed privilegeeritud aeg-ajalt võivad mingid vaimuanded oma elus kogeda. Vaid ütleb, taotlege kõik vaimuandeid. Ja ütleb kõige enam prohvetlikku kõnelemist, nii et kõik võivad prohvetlikult kõneleda ja peaksid olema julgustuseks üksteisele. Kiitus Jumalale. Sa võid lihtsalt kellegile SMS-i saata, võib-olla Facebookis kirjutada, võib-olla teinekord, kui sa kohtud, mõni lause võib teist inimest tohutult üles tõsta, kui tema on saanud selle mõtte Jumala käest ja sina oled see, kes vajad seda mõtet kuulda. Amen. Nii et kui me kõik ennast valmistame kogudusse tulekuls ja nii nagu Piibel ütleb, kui te kokku tulete, siis on igaühel midagi. Aga see on ainult sel juhul, kui sa oled valmistanud ennast, kui sa oled otsinud Jumalat selle midagi pärast, siis sa tuled ja sul on see midagi. Ja usu mind, kui sul on see midagi, Jumal hoolitseb selle eest, kelle seda anda edasi. Amen. Kedagi, kellele anda julgustust edasi. Oled sa tundnud, et keegi on sinu eest palvetanud ja palvetanud prohvetlikult nagu täpselt sedasi, nagu sa vajasid kuulda või see oli asi, mis su südame peal oli. Või sa oled lihtsalt rääkinud kellegiga ja keegi ühtäkki äkitselt hakkab suga jagama mingit kogemust, mis kinnitab sind selles, mille suhtes sa vajad otsust teha. Prohvetlik elu. Amen. Ja võib-olla see teine ei tunnud mingit erilist, selja külmi judinaid minemas alla ja värinat ja kõike muud. Aga Jumal oli talle andnud mingid mõtted, ta andis need sulle edasi, sina said üles ehitatud, said julgustatud. Amen, see on, mis kogudus on. Kiitus Jumalale. Kogudus ongi see, et me kuulutame evangeeliumi, nagu õde Maarika siin tuli Kristuse juurde aprillikuus ja kuidas ta tuli, Kaja kutsus ta kaasa. Kaja oli ise ennem tulnud. Amen. Vahest kõik, mis inimesed vajavad, on lihtsalt kutse. Ja evangeeliumi kuulutamine on üks osa meie koguduse visioonist. Amen. Mis see tähendab koguduse visioonist? See on pastori visioon. tema töö on see kuulutamine. Me oleme lihtsalt kaasasjaga. Ei, see on kogudus, see olen meie. Amen. Ütle, kogudus, see olen mina. Vahest inimesed ütlevad, või küsivad niimoodi, ma kuulen kuskilt, et keegi kuskilt on ära kadunud või midagi on kellegiga seal ja et miks kogudus ei võta midagi ette. Ja siis ma alati mõtlen, huvitav, kes see kogudus on tema mõttes, kes see ette võtma peaks seda asja. Sina oledki üks koguduse liige. Sa näed vajadust, võta midagi ette. Amen. Võta midagi ette. Kui sa saad seda teha, võta ette. Mine külasta teda, mine julgusta teda. Tee kindlaks, kus ta on. Amen. See on me kõigi vastutus. Amen. Ja.
Nüüd tagasi tulles siia 1. Korintuse 14. Taotlege prohvetlikku kõnelemist. Ja siis salmis 2. Sest kes keeltega räägib, ei kõnele inimestele, vaid kõneleb kellele? Jumalale. Sest keegi ei saa temast aru, vaimust ta ju räägib saladusi. 1. Keeltega rääkimise eelistest on see, et sa räägid saladusi. Keegi ei saa piiluda sisse sellesse, mida sa räägid. Inimene ammugi mitte, vaenlane samuti mitte. Ei tea, mida sa palvetad. See on saladus sinu ja Jumala vahel. Salarelv, amen. See on, mis oli see enigma, see salakood. Keegi ei muugi seda lahti. Ainult Jumal oskab seda lahti muukida. Vaimust ta räägib saladusi. Aga prohvetlikult kõneleja räägib inimestele nende ehitamiseks ja julgustamiseks ja troostiks. Mul meeldib uus tõlge on julgustamine. Keeltega rääkija ehitab iseennast. Nii et teine selline eelis keeltega rääkimisel on see, et sa ehitad iseennast. See on huvitav. Aastaid tagasi ja juba siis, kui ma hakkasin esialgu kokku puutuma nende asjadega ja meil olid tihti väga pikad ja tugevad sisutihedad palvekoosolekud, palvetades võõrastes keeltes. Pärast seda, hea küll, mul oli võib-olla hääl vähe kähe ja kui sa oled ikka mitu tundi nagu kõvasti palvetanud ja füüsiliselt ka võib-olla pisut väsinud, aga vaimulikult ma olin alati nii üles tõstetud, tohutult julgustatud. Ja kuigi me olime palvetanud kellegi teise eest, mina olin saanud selle keskel ise julgustatud. See on huvitav, see hea asi eespalve koosolekuga on, et sa tuled palvetama teiste eest, aga Jumal tõstab sind ka selle käigus ülesse. Sa saad kuidagi laetud, saad ehitatud. Ja loomulikult me ehitame üksteist üles, tore on näha venda, tore on näha õde. Aga kui sa vaimus palvetad, keeltes palvetad, sina saad üles ehitatud. Nüüd, kui palju sa seda päevast teed, kui tihti sa seda praktiseerid. Kui sa sõidad kuskile pika otsa, selle asemel kuulata Vikerraadiot, palveta võõrastes keeltes ja vaata, mis juhtub sinuga. Amen. Anna sellele võimalust. Pane see vaimulik dimensioon oma elus rohkem käima. On minu julgustus sulle. Ja siin tõdeb, keeltega rääkija ehitab iseennast, aga prohvetlikult kõneleja ehitab kogudust. Nüüd, ma tahan hüpata siit üle salmi 14. Ja salm 14 ütleb niimoodi, sest kui ma keeltega rääkides palvetan, pane tähele, kuidas ta palvetab siin. Keeltega rääkides palvetan. Ma teen palvet. Okei. Ja mis juhtub? Roomlastele kiri ütleb, et püha vaim tuleb meile appi, aitab meile eespalvet teha. Ta ütleb siin niimoodi, et siis palvetab mu vaim, aga mu mõistus on viljatu. Nüüd, kui sa said ju kristlaseks, püha vaim tuli su sisse, siis kus elab püha vaim sinu sees? Sa oled vaim, hinge, ihu. Millises osas elab püha vaim sinus? Vaimses osas. Ja Piibel ütleb, kui sa nüüd vaimus palvetad, see on see osa, kus püha vaim elab, siis mis juhtub on see, et sa hakkad saama, ma kasutan sihukest terminit nagu saama rohkem teadlikuks vaimulikest asjadest, vaimudimensioonist. Ma ei tea, kuidas lood sinuga on. Ma tean, kuidas minuga on. Ma tulen koju pärast päeva lõppu või vahet pole mis ajal ja ma mõtlen, et ma hakkan palvetama. Siis alguses, kui ma hakkan palvetama võõrastes keeltes või mõistusega vahet pole, mu meeled on üsna hajevil. Ma olen kõigi nende asjade peale mõtlemas, mis on juhtunud, igasugused sündmused, olukorrad, võib-olla sa pidid mingi kriise lahendama. Ja alguses, kui ma palvetan, ma nagu ei tunne küll midagi, et ma olen vaimumeelne. Ma lausa tunnen niimoodi, et ma vist ei peakski palvetama, et mingit tunnet ei ole. Oled sa tundnud seda? Mingit tunnet ei ole. Palvetan ja tunnen, et lausa raske on. Peaks ära lõpetama. Vist ei ole täna õige päev selleks, et taevas ei ole avatud. Ja võikski nagu kõrvale panna asja. Aga kui sa jätkad
ja oled selle palveliini peal ja palvetad võõrastes keeltes, su vaim palvetab tasapisi, sa muutud enam vaimumeelsemaks ja vähem teadlikuks sellest, mis on füüsiline ja materiaalne sinu ümber ja muutud enam teadlikumaks sellest, mis toimub vaimumaailmas. Halleluuja. Ja see on see paik, kus Jumal annab meile instruktsioone, kus ta meid juhatab, kus ta annab meile võib-olla mingisuguseid nägemusi ja nii edasi ja nii edasi. Salm 17 ütleb, et kui sa vaimus palvetad, sa palvetad hästi. Amen. Mitte alati kõik meie palved ei ole selles mõttes võib-olla hästi palvetatud. Me palvetame isekalt. Jakobus ütleb, palvetame pahasti. No kui Jumala sõna nii ütleb, siis ilmselt aeg-ajalt me paneme mööda nende asjadega. Tahame võib-olla isekalt asju. Me lihtsalt nägime, et kellelgi on midagi, tahan ka seda sama meie ettekujutus, mis Jumal võiks meile tahta anda. Aga kui ma palvetan vaimus, Piibel ütleb, ma palvetan hästi. Ja muuseas, kui sa palvetad Jumala sõnas leiduvate palvete alusel, nagu Pauluse palved Efesose kirjas, Filippi kirjas, Kolossa kirjas, ja kui sa teed need palved oma palveteks, siis ilmselgelt sa palvetad vastavalt Jumala sõnale. Sul on alati kindlus ja veendumus palvetada, teades, et sa palvetad Jumala tahte järgi. Aga ma olen veendunud selles, et kui sa palvetad vaimus, siis sa palvetad samuti hästi. Kiitus Jumalale. Salm 18 või 19 õieti ilmutab seda, et kui sa vaimus palvetad, siis juhtub see, et püha vaim hakkab sind õpetama, hakkab sind juhatama. Paulus ütleb siin, aga ma tahan koguduses pigemini rääkida 5 sõna oma mõistusega, et ka muid õpetada. See tähtis sõna seal salmis on ka. Ka ütleb, et mina saan õpetatud, aga et ka teisi õpetada. Teistele ma pean küll rääkima eesti keeles, ma ei saa neile, või Paulus siis ilmselt, ma ei tea, kreeka keeles, hebre keeles, mis keelt audients tal iganes oli. Aga meie suhtes siin ta ütleb, kui mina tuleksin siia ja räägiksin teile võõrastes keeltes praegu, Sandele beribolo mandale bekirianzu mandore. Okay. Keegi arvas, et ma ütlesin amen praegu. aga mina ei tea, mis ma ütlesin, sina ei tea, mis ma ütlesin ja sa ei saanud midagi sellest, kas pole nii. Mina küll sain midagi sellest, sest see oli hea, mis ma ütlesin. Aga Paulus ütleb siin ja see on peidetud ära sellesse salmi. Ta ütleb, et kui ma keeltega räägin, Jumala vaim õpetab mind. See on väga hea, et ta õpetab mind. Ma saan ilmutust. Oli Paulusel ilmutust? Oh, wow. Mehel oli ilmutust. Ilma selleta, et oleks Jeesusega koos olnud, ilma selleta, et ta veetis märkimisväärse aja apostlitega. Ta ütleb, ilmutuse kaudu on mulle tulnud see evangeelium. Nii et Jumala vaim õpetas meist. Ütles, et isandana käest olen ma selle saanud, mis ta mulle andis, et selle ööl, mil ta ära andi. Jumal andis talle need asjad. Ta ei olnud seal nende apostlitega koos. Nii et Paulus ammutas tohutu hulga ilmutust. Ja ta ütles, üks koht, kus ta väga palju aega veetis, oli vaimus palve. Ta ütles isegi Korintuse kogudusele, et ma palvetan keeldes rohkem kui te kõik poisid. Poisid on minu poolt juurde lisatud. Algtekstis seda pole. Ma ei tea, kui suur kogudus seal Korintuses oli, aga Paulus ütles, et tead, ma palvetan keeltes rohkem. Nüüd see ei ole mitte võistlus, kes rohkem palvetab, ära arva seda, aga see on koht, kus Jumala vaim meid õpetab. Kus Jumala vaim meid õpetab. Kui sa oled oma elus järgmine kord situatsioonis, kus sa ei tea, mida teha, palveta natuke aega võõrastes keeltes. Küsi Jumala käest. Ammutasid seespidisest vaimu allikast. Nagu Piibel ütleb, et nõu on mehe südames, aga arukas mees oskab selle välja tõmmata. Seal, kus püha vaim elab, näidates sulle, mis on see asi, mida sa pead tegema, mida sa pead ütlema. Ma olen teiega jaganud varem olukorda, kui Jumal rääkis mulle, et ma ei tahtnud minna sõjaväkke, kuna ma olin põnevil Jumala asjadest. Ja siis
ometi hakkasid need kutsed tulema ja ma käisin seal vahepeal rääkimas ja siis nad pani mind alternatiivteenistusse ja nii edasi ja nii edasi. Aga ühel viisil nad ikka jätkasid neid kirju mulle saatmast. Ja ma mäletan, kui üks kiri tuli, siis oli selline väga tõsine kiri, et nüüd tuleb minna. Ja umbes nii, et ja ma läksin sinna komissariaati kohale ja sel hommikul ma lihtsalt palvetasin, et Jumal, mis ma pean tegema? Ja Jumal andis mulle selge instruktsiooni, ütles, et ära ütle midagi. See okei. Ja kui mõned teist võib-olla mäletavad seda lugu, ma läksin sinna ja nad hakkasid mulle ütlema, et sul tuleb sõjaväkke minna ja ma ei tea, mitu aastast seal tollal oli, 1,5 või teenida ja ma ei olnud sellest ideest vaimustunud, ma olin vaimustunud sellest, et kogudusega tööd teha ja kõike seda. Ja siis ma lihtsalt olin niisuguse napisõnaline seal ja mäletan see komissariaadi siis ülem ja sa töötasid seal ka mingil ajal, eks ole. Ütles mulle niimoodi, et sulle ei meeldi minna sõjaväkke selle mõttega, et sa ei taha tappa ja võtta relva ja nii edasi. Ja siis ütles, aga siis sa võid olla ja näiteks ju kokk ja teha süüa, sa pead relva võtma. Ja mäletan, kui ta seda ütles, siis ma ütlesin, ups, selle peale ma ei olnud valmis. Selleks nagu selliseks väiteks, argumendiks ma ei olnud valmis. Ma ei olnud nagu ette mõelnud, et mida ma siis ütlen. Nii et kui ma kuulsin seda, siis ma mõtlesin, that's it, ma ei oska midagi öelda. Ja siis mul tuli meelde, et Jumal ütles mulle hommikul, et ära ütle midagi. Ja ma olingi vait. Niimoodi ootasin. Ja siis mees kannatust tal ilmselt katkes, ütles niimoodi, et aga siis ilmselt sa valmistaksid süüa nendele, kes mõõka enda kätte võtavad, et see ei lähe sulle ka läbi, eks ole. Ja ma ei ütle midagi selle peale ka, aga kõik, mis ma sain, oli vabastuse sõjaväest ja jalutasin sealt minema. Teenisin koguduses sekretärina, olin siis oma vaimuliku teenistust tegin seal, sõjaväeteenistust tähendab. Kiitus Jumalale. Nii et Jumala vaim tahab sind õpetada ja ta õpetab sind ja õieti ta õpetab meid ja tahab õpetada kogu aeg, aga me ei ole nagu kuuldel. Ja kui sa vaimus palvetad, häälestab see sind vaimulainele. Amen. Ma näidan sulle, et palve on üks paik, kus Jumal ilmutab meile oma tahet. Jeremiia 33 ja 3 ütleb, et hüüa mind appi ja ma kuulan sind. Ma ilmutan sulle salajasi asju, mida sa ei tea. Palve on üks paik, kus Jumal neid asju ilmutab. Muutumise mäel Jeesus läheb palvetama. Keset palvet äkitselt Mooses, Eelia ilmuvad sinna. Ilmutavad Jeesusele tema elu otsast. Nad näevad seal nägemust. Jeesus teeb Peetruse pärast palvet ja ütleb, et saatan on tahtnud sind sõeluda nagu nisu, aga ma olen palvetanud sinu eest, et sinu usk ära ei lõpeks. Nii et Jeesus on juba ette näinud kogu stsenaariumi, mis Peetrusega juhtub hakkab. Peetrusel ei ole veel õrna aimugi, et vaenlasel siuke plaan tema elu vastu on. Mäletad, mis ta seal ütleb, lubab kõike, et ta tuleb taga vangi ja kõik puha. Jeesus on mäe peal palves ja näeb, et jüngritel on raskusi mere peal. Ta tunnetab seda. Tunnetab seda. Emad, ma tean, võivad öelda siin saalis, et neil on aeg-ajalt olnud võib-olla mingi tunnetus oma lapse suhtes. Füüsiliselt, mõistuslikult sa ei tea midagi. Sul ei ole mingit informatsiooni, et midagi on halvasti, aga vaimus sa tunnetad midagi. Ja kui sa teed eespalvet selle alusel, siis sa tegeled asjaga ammu enne, kui lõpuks mingid halvad uudised tulevad. Sa võib-olla isegi peatad või nii-öelda tühistad selle asja juhtumisegi. Seda on juhtunud väga palju kordi. Inimesed on olnud tundlikud Jumalale, Jumal on neid kasutanud selles osas. Peetruse palve ajal nägemuse Apostlite tegude 10. peatükis. Paulus on transis, Apostlite 22. Muuseas, kui ma räägin siin nendest nägemustest ja transsidest, siis ma võib-olla pean võtma ühe hetke ja selgitama sulle midagi nägemustest. Jeesus ütles, et püha vaim tuleb teie peale, te saate väeoleda minu tunnistajad ja siis, et noored mehed näevad nägemusi, vanad uinuvad unenägusid nähes.
ma ei ole kindel, kus ma olen, siis ma näen ka vahest unenägusid aga ma tean, et lapsedki näevad. Nii et see veel ei hirmuta mind. Aga on 3 liiki nägemusi ja ma ei räägi siin visioonist, nagu mõni ütleb, et meie firmal on visioon või meie ettevõttel on visioon. Ja ma ei räägi ka sellest, et kogudusel on visioon võita hingi. Ma räägin nüüd ühest nägemusest, mida Jumal annab sulle keset palvet näiteks, mis on üleloomulik kingitus. Sa ei too seda kuidagi esile. Sa ei mana seda kuidagi oma silmade ette. See ei ole üldse see, millest ma räägin. Aga on 3 liiki nägemusi, mida me piiblis näeme. Üks on avatud nägemus, üks on selline suletud nägemus ja trants. Avatud nägemus, seesama lugu siin, Mooses, Eelia ilmuvad muutumise mäel. Mida Jeesus läks sinna tegema? Palvetama. Nad on palvetamas seal. Äkitselt keset palvet nägemus. Mitte ainult, et Jeesus näeb seda, Peetrus näeb seda, Jakobus näeb seda, Johannes näeb seda, kõik näevad seda nägemust. Avatud nägemus. Mul ei ole selliseid nägemusi kunagi olnud, aga ma tean inimesi, kellel on olnud. Kui Jeesus ilmus 500 jüngrele pärast oma ülestõusmist, kõik korraga nägid teda. See oli avatud nägemus. See oli avatud nägemus. Trants on üks teine asi ja see on see, kus inimene kangestub teatud positsiooni, võib-olla teatud ajaks. Üks kuulsamaid nendest, kes muidugi me näeme piiblis neid, aga sajandi vahetusel oli ema Woodworth Etter. Ta oli, Maria vist oli tema eesnimi ja tema oli üks suke vägev jumala naine, kelle teenistuses toimusid sellised imed, kus inimesed jäid trantsidesse. Ja Maria ise on üks kuulus lugu temast, kus ta oli trantsis 6 tundi järjest ja käsi taeva poole tõstetud niimoodi. Liikumatu. Vaatas lihtsalt taeva suunas. Ja Jumal tegeles temaga ja vahepeal inimesed läksid välja, tõid uusi inimesi koosolekule. Tema oli ikka käsi püsti. Sest kõik tahtsid teada, mis juhtub. Teatud sellised imed juhtusid läbi nende olukordade ja Jumal andis mingisuguseid sõnumeid, nägemusi esile. Transist on juttu näiteks sellest, kus apostel Paulus ütleb, et ma olin palves, apostel 22:17, ühtäkki ma olin nagu enesest ära ja ma nägin teda, nägi Jeesus seal. Apostlite 10:10 me loeme sellest, kuidas Kornelius nägi inglit, ilmselgelt oli see ka trants ja 4. Mooses 24:4 samuti on juttu transi nägemisest, aga siis on selline asi nagu suletud nägemus ja Paulus teel Damaskusesse näeb Jeesust. Mäletad seda? Ta nägi suurt valgust, kuksid maha, mis asjast, kas lihtsalt jalgsi või eesli sellest, keegi ei tea täpselt, aga kuksid seal maha ja siis nad nägid suurt valgust. Jeesus kõnetab Paulust. Teised mehed ei näinud kedagi. See oli suletud nägemus. Ainult see inimene nägi seda. Mäletad seda, kui Elisa, ma usun, oli see, ja tema jünger, kui süürlased tulid ründama ja Elisa palub oma jüngri pärast, et Jumal näita talle, et neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on meie vastu. Ja siis ühtäkki Jumal avab selle jüngri silmad ja ta näeb, et mägi on täis tuliseid hobuseid. Inglid olid ümberringi seal, valmis sõdima Süüria selle armee vastu. Nii et Elisa nägi midagi, aga siis ta palus, et ka tema poeg näeks või poiss näeks seda sama nägemust ja Jumal avas ka tema silmad. Aga ennem ta ei näinud, ennem see oli suletud nägemus ühe inimese jaoks. Nüüd võib-olla on nägemused, transid ja kõik see on selline tundmatu teema paljude jaoks ja ma ei usu, et me elus peaksime isegi nagu otsima neid nägemusi. Minema, et Jumal, ma tahaks näha nägemusi. Kui sa hakkad väga-väga midagi tahtma niimoodi meelega otsida ja näha, siis sa võid näha ka mingid veidrad asju. Sattuda mingisuguste imelike juhtimiste ja häälte ja tunnetuste kütkesse ja lõpuks see võib olla hoopis vale teema. Aga Jumal võib anda neid asju sellest hoolimata ja ta tahabki anda neid ja tavaliselt need juhtuvad siis, kui me ei oota neid. Aga sa näed seda, kui inimesed olid palvetamas, nad nägid vaimumaailma.
ja Jumal näitas neid asju tuleviku suhtes. See on see, kus prohvetlik vaim tegutseb. Amen. Kui inimesed on eestpalves, Jumal tahab neile näidata asju. Eestpalvetaja Moosesele anti näha palves Jumala au ja Danielile näidati palves lõpuaja sündmusi. Need palves juhtuvad vägevad asjad. Palves juhtuvad vägevad asjad. Nüüd mul on veel 1,5 minutit, kuni tuleb tuttav signatuur mulle sinna peale. Ma nägin seda esimest korda. Time is up, shut up. See oli meeldiv üllatus seda näha eelmine kord. Aga ma tahan paar asja veel ennem öelda. Kõik suured muutused Jumala koguduses on alanud alati palvekoosolekult. See on nagu üks sünnituspaik olnud uutele asjadele. Enne kui püha vaim tuli, oli mis? Palvekoosoleku ülemises toas. Piiblid on kõik koos palvetamas. Ja siis äkitselt püha vaim. Enne kui see ärkamine levis laiali Jeruusalemmast edasi, oli mäletad, nad tulid omade juurde, tõstsid ühel meelel häält, palvetasid seal paik kõikus, nad kõik rääkisid Jumala sõna julgesti ja Jumala sõna levis ja kasvas, imed hakkasid toimuma. Inimesed tõid kokku haigeid üle piirkonna. Sa näed seda, et palve on alati eelnenud Jumala suurtele tegudele, kus inimesed on kõigepealt kogunenud palves ja otsinud Jumala palet. Peetrus võeti vangi, kogudes, ei ütlenud, sorry, juhtus, mis ikka. Piibel ütleb, kogudus tegi väsimata palvet Peetrusest. Eelmine kord ma rääkisin teile sellest, et põhjus, miks Peetrus magas vangi valvurite vahel, kuigi eeldus oli, et ta viiakse surma järgmine päev ja just oli Jakobus tapetud, oli sellepärast, et Peetrus uskus Jumala sõna, mis Jeesus talle oli ütelnud. Ja kui sul on Jumala sõna Jumala käest ja sa usud sellesse, siis sa isegi ennem surra, kuni aeg on tulnud. Sest et Jeesus oli ütlenud Peetrusele, et praegu sa ei järgi mind, aga ühel päeval, kui sa oled saanud vanaks, siis sind vöötatakse ja viiakse sinna, kus sa ei taha ja viitas talle surmast, millega ta pidi Jumalat austama ehk risti löömisega. Ütles, kui sa saad vanaks. Aga nüüd Peetrus oli seal 4 sõjamehe vahel vangis kinnipeetuna, aga ta ei olnud vana. Ja ta teadis, et aeg ei ole veel tulnud, mis iganes nad kavatsevad minuga teha, nad ei saa seda teha ennem, kuni Jumala aeg on tulnud. Ja ta oli nii rahulik selles asjas, et jäi lausa magama. Ma tean inimesed, kes peavad järgmine hommiku vara üles tõusma, ei suuda öö läbi õieti magada. Rääkimata reisile minekust või eksam tuleb, see ei saa magada. Tal oli potentsiaalne surm silme ees, magab nii, et ingel pidi ribidesse mehele panema, püsti ajada. Halleluja, see on, kui sul sõna on Jumala käest. Nii et kui nad olid palvetanud seal apostlite tegude raamatus, Piibel ütleb ka, et apostlid tunnistasid suure väega. Palju tunnustähti sündis rahva seas. Rahvas respekteeris kogudust. Tervenemisimed sündisid tänavatel ja rahvas tuli kokku igalt poolt tuues kaasa haigeid ja seotuid. Nüüd ma tahan lõpetada, time is up, okei. Ma tahan lõpetada selle mõttega, selle küsimusega ja mõtle selle küsimusega peale natuke. Kas sa oled tüdinud väeta palvetamisest? Palvetest, nüüd ära saa must valest aru, ma ei räägi, et me, kõik palved peavad olema ühes sugused ja tead, kui me veedame 3 tundi aega, siis on vägev palve. Aga sa tead seda, kui on palves vägi ja kui ei ole olnud. Ma usun, Jumal tahab, et meil oleks palves vägi. Kui Jeesus palvetas, taevas avanes. Amen. Ja mina usun, et Jumal tahab, et me õpiksime palvetama nõnda, et taevas avaneb meie üle. Kiitus Jumalale. Et taevas avaneb meie elus. Ja Jumala imed ja tunnustähed võiksid esile tulla. Halleluja. Nii et viimasel ajal
on olnud see tunne mu südames, et me peame kasvama vaimu dimensioonis ja panema tööle jälle need vanad tööriistad, mis tõid meid ühel päeval sealt, kus me olime, sinna, kus me täna oleme. Ja võib-olla me oleme pisut pannud need kuskil riiulile. Ma ütlen, et neid pole enam vaja. Vormid ja sellised viisid võib-olla muutuvad, aga mitte sisu ise. Ja see, mis tõi meid tänasesse päeva, on see, mis viib meid edasi. Ja ma tahan esitada meile kõigile ühe väljakutse, teritada oma palveelu ja teritada oma vaimulikku palveelu, vaimus palveelu, mille kaudu sa lülitad ennast sisse üleloomuliku dimensiooni. Halleluuja. Jumal tahab teha üleloomuliku asju meie elus. Amen. Loomulikud asjad on head, aga üleloomulikud asjad on paremad. Kiitus Jumalale. Üleloomulikud asjad ei tähenda seda, et sa loomulik asja ei pea tegema. Aga kui sa teed loomulikku, mis on sinu võimuses, Jumal teeb selle, mis on tema võimuses, mis on üleloomulik. Halleluuja. Amen.